2009 aastal läksin siis ühe oma parima sõbraga, otsustasime minna Austraaliasse. Otsustasime minna sinna siis, et koguda raha, panna pidu, reisida ringi ja teha kõike, mida noored inimesed tahavad teha. Austraaliasse minnes siis läksin tööle banaanifarmi ja banaanifarmis töötates kohtusin siis ühe mehega, kes oli siis minu ülemus ja ta oli ka kristlane. Ja ma mäletan, et kui tema tütar tuli meie farmi tööle, siis ka tema tütar oli kristlane, ta küsis mu käest, et kas ma usun Jumalasse. Ja mina vastasin talle, et kindlasti mitte, ma sõimasin teda natukene ja ütlesin, et see Jumala värk on üks täitsa mõttetu värk. Aga kuidagi 2 kuud hiljem ikkagi ma läksin koos temaga kirikusse, et vaadata, mis värk selle kirikus on. Ja kui ma olin kirikus käinud umbes 2 kuud, läksin ma pastori juurde küsimusega, et tere, et ma tahan teada, kas Jumal on olemas ja et kas sa palvetaksid mu eest. Ja selle peale siis pastor palvetas mu eest. Ja kui ta palvetas mu eest, siis ma tundsin Jumala armastust. Ma mäletan, ma esimest korda oma elus tundsin ülevoolavat armastust oma elus. Ma tundsin midagi sellist, mida ma pole elu sees kogenud. See oli täiesti võimas. Ma teadsin, et see ei saanud olla inimeselt, ma teadsin, et see ei saanud olla nii-öelda maine, et see oli midagi täiesti enneolematut. Ja ma nutsin, ma naersin, ma karjusin, see oli kõige parem hetk mu elus. Ja ma mäletan, et ma helistasin, esimene asi ma helistasin oma emale ja ma ütlesin oma emale, et ema, ma armastan sind. Ja ma polnud seda kunagi varem teinud oma emale, öelnud, et ma armastan teda. Ja ma tegin sama ka vanaemale. Ja kui ma mõtlen nüüd tagasi, et mis on kõige suurem muutus peale seda elu, siis ma arvan, et kõige suurem muutus on see, et mu elus on vabadus, täielik vabadus elus ja ma tunnen iga päev, kuidas Jumal juhatab mu elu. Muidugi on ka allaminekuid ja on raskusi, aga ma tean, et Jumal hoiab mind ja et ta armastab mind. Ja kõige rohkem olen ma ka tänulik muidugi ka sellest, mis Jumal on teinud minu pere elus, et ta on loonud parema suhtle mul oma emaga, oma õega, peale 10 aastat mitte suhtlemist oma isaga, on ka taastanud suhte oma isaga, küll mitte täiuslik suhe, aga ikkagist Jumal on teinud imet. Nii et ma olen väga tänulik Jumalale selle eest, mis ta minu elus on teinud.